Nakkusohtliku kliendi ruumi puhastamine tehakse järjekorras kõige viimasena, et vältida nakkuste edasikandumist teistesse ruumidesse või teistele inimestele. Enne ruumi sisenemist tehakse käte antiseptika. Pannakse vastavalt isolatsioonile isikukaitsevahendid, pärast mida tehakse uuesti käte antiseptika ja seejärel pannakse kätte ühekordsed kaitsekindad. Õhu kaudu levivad näiteks gripiviirus, koroonaviirus. Piisknakkuste haiguse tekitajad satuvad õhku süljepiiskadega, köhimisel, rääkimisel või aevastamisel. Hingamisteedest välja köhitud piisad saastavad kliendi lähiümbrust, mille tõttu piisknakkused võivad levida ka käte kaudu. Piiskisolatsiooni korral kasutatakse sobivat ühekordset kaitsemaski ning ühekordseid kaitsekindaid. Lisaks soovitatakse kasutada kaitsepõlle, et kaitsta tööriideid saastumise eest. Kontakti teel levivad näiteks kõhulahtisuse tekitajad. Kontaktnakkuste haiguse tekitajad levivad otsesel või kaudsel kokkupuutel. Näiteks kätlemisel võivad haiguse tekitajad otseselt kanduda haigelt tervele inimesele. Kaudseks kokkupuuteks on näiteks haiguse tekitaja edasikandumine puutepinna või koristustarviku vahendusel. Kontaktisolatsiooni korral kasutatakse ühekordset kitlit või kaitsepõlle ja ühekordseid kaitsekindaid. Uksel oleva sildi alusel tehakse kindlaks, millise isolatsiooniga on tegemist. Sellest lähtuvalt kasutatakse isikukaitsevahendeid. Kahtluse korral konsulteeritakse hoolduspersonaliga. Käte antiseptika tehakse alati enne kaitsekinnaste kättepanemist ning peale kaitsekinnaste äravõtmist. Kaitsekindad pannakse kätte isikukaitsevahenditest viimasena ning võetakse ära esimesena. Isolatsiooni korral hoitakse koristatava ruumi uks kinni ning ruumi viiakse ainult need koristustarvikud ning ained, mida vajatakse. Käru koos ülejäänuga jääb ukse taha. Oluline on asutuses täpselt määratleda, milliseid pindasi puhastab hooldaja ja milliseid puhastusteenindaja. Tähtis on, et kõik pinnad saaks puhastatud. Isolatsiooni puhul kasutatakse tavapäraseid koristustarvikuid ja ühekordseid puhastuslappe, mis visatakse koheselt peale kasutust ära. Ühekordseid puhastuslappe niisutatakse üldpuhastusaine lahusega. Tegevus on kaheetapiline. Esmalt puhastatakse ning seejärel desinfitseeritakse. Puhastamisel niisutatakse ühekordsed lapid puhastusaine lahusega ja desinfitseerimisel desinfitseeriva ainega. Puhastamine ja desinfitseerimine on erinevad toimingud ning need on erineva eesmärgiga. Tulemuslikuks desinfitseerimiseks peab pind olema eelnevalt puhas. Seepärast on tõhusam esmalt puhastada ning seejärel desinfitseerida. Koristamisel järgitakse samu põhimõtteid nagu tavaliselt, kuid veelgi tähelepanelikumalt. Liigutakse puhtamalt pinnalt mustemale, ülevalt alla, tagant ette ning töötatakse aseptiliselt. Kriitilise tähtsusega on lapi kasutamine. Igale uuele pinnale minnes keeratakse lapil uus puhas pind. Oluline on kaardistada kõik võimalikud puutepinnad. Puutepinnad tuleb puhastada ja desinfitseerida igal puhastuskorral. Puutepindasid puhastatakse niiske lapiga jõuliselt pühkides. Pärast puhastamist desinfitseeritakse vastavalt haiguse tekitajale. Enamasti sobib desinfitseerimiseks alkoholipõhine kiirdesinfektant, aga kõhulahtisuse tekitajate puhul on efektiivsem klooripõhine desinfektant. Sobiv toode leitakse koostöös asutuse õe või juhiga. Desinfitseerimisel järgitakse toote kasutusjuhendit. Oluline on järgida etteantud mõjuaega, kas pind peaks olema mõjuaja jooksul niiske või võib kuivada, kas pinda tuleks pärast mõjuaja lõppu uuesti puhastada. Sellekohane info on leitav toote kasutusjuhendis või küsitakse lisainfot ainemüüjalt. Isoleeritud ruumi puhastamisel on põhimõte, et isolatsiooni piiriks on uks. Kõik puhastamistegevused toimuvad ruumis sees ning ruumist välja viiakse vaid puhastatud ja desinfitseeritud asjad. Jäätmed käideldakse vastavalt jäätmekäituspõhimõtetele. Ühekordsed puhastuslapid ning isikukaitsevahendid on olmejäätmed. Erikäitlust vajavad jäätmed kogutakse eraldi märgistatud jäätmekotti. Isoleeritud ruumi koristamise lõpetamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse kõik kaasas olnud tarvikud, kaasa arvatud kandekorv. Prügikott desinfitseeritakse väljast. Seejärel eemaldatakse kaitsekindad
tehakse käte antiseptika, eemaldatakse kaitsepõll, tehakse taas käte antiseptika. Seejärel väljutakse ruumist, eemaldatakse kaitsemask ning tehakse käte antiseptika. Käte antiseptika tehakse alati enne kaitsekinnaste kätte panemist ning peale kaitsekinnaste äravõtmist. Kaitsekindad pannakse kätte isikukaitsevahenditest viimasena ning võetakse ära esimesena. Aseptiline puhastusviis on oluline. Kõik puutepinnad puhastatakse ja desinfitseeritakse.